Täna on 26. detsember ja on teine jõulupüha. Kirikukalendris kannab tänane päev ka teistsugust nime ja see on püha esimärter Stefanose püha ehk Tehvani päev. Kreeka keeles tähendab märter lihtsalt tunnistaja. Uues testamendis on märter saanud aga tähenduse kui veretunnistaja, kes Jeesuse järgijana on usu pärast maksnud oma eluga. Stefanos oli üks 7 mehest, kes apostlite tegude raamatu järgi seati Jeruusalemma koguduses diakoni ametisse. Teisisõnu tähendab see, nagu pühakirjas seisab, et diakonite ülesanne oli hoolitseda toidulaudade eest, et apostlid saaksid keskenduda ja pühenduda Jumala sõna kuulutamisele. Tegelikkuses said aga ka valitud diakonitest suured Jumala sõna kuulutajad. Apostlite tegude raamatus kirjutatakse sellest, kuidas Stefanos oli täis Jumala armu ja väge ning tegi inimeste seas palju imetegusid ja suuri tunnustähti. See aga ei meeldinud juutidele. Nõnda viidi Stefanos ülemkohtu ette, kus ta pidas hiilgava kaitsekõne. Selles kaitsekõnes tuletas ta kuulajatele meelde kogu Iisraeli ajalugu, alates Abrahamist kuni Jeesuseni. Ta kuulutas väga selgelt sellest, miks Jeesus sündis ja mispärast Jumal oma poja siia maailma saatis. Ta meenutas kuulajatele ka seda, et läbi ajaloo pole juudid uskunud Jumala vaimust juhitud mehi, pole usutud püha vaimu, vaid pigem omaenese arusaamise võimet ja omaenese vaimu. Kui Stefanos oli oma hiilgava kaitsekõne lõpetanud ja pälvinud ka sellega kuulajate meelepaha, siis vaatas ta täis püha vaimu ainiti taevasse ning ütles nägevat Jumala kirkust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel. Jumala püha vaim andis talle jõudu ja julgust jääda kindlaks oma kuulutusele ja seeläbi ka Jeesuse usaldamisele. Stefanos kihutati linnast välja ning visati kividega surnuks, arvatavasti umbes aastate 33 ja 37 vahel. Kui Jeesus ristil rippudes palvetades ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, siis palunud ka Stefanos surres oma hukkajate eest öeldes, Isa, ära pane neile seda patuks. Kui Jeesus hinge heitis, palus ta, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu, siis Stefanose surmaeelsed sõnad olid, Issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Sellega tunnistas Stefanos Jeesuse võrdseks Isaga, Jumala pojaks ja tõeliseks Jumalaks. Läbi kiriku ajaloo on väga paljud andnud tunnistust Issandast Jeesusest Kristusest. Tänane päev, püha esimärter Stefanose mälestuspäev, aga tuletagu meilegi meelde meie kutsumust kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest ja tema päästvast armust neile, kes on meie ümber. Andku siis Issand meilegi, nõnda nagu esimärter püha Stefanosele, jõudu seista kindlalt oma katsumustes ja kannatustes usus. Palugem, et meiegi saaksime osa Issanda armastusest ja suudaksime armastada oma vaenlaseidki ja nende eest palvetada.